Täna teeme tutvust ühe juhuslikult valitud prügikasti sisuga. Kasti peal on kirjas paber ja papp. Kindlasti olete teiegi prügikastis tuhnides märganud, et inimesed viskavad tihti häid asju minema. Tavaliselt, kui ma prügikastis käin, leian sealt iga kord midagi head. Mida siis tänane päev toob? Ohoo! Siin tunduvad olema Õhtulehe päris värsked numbrid. No, sellest, et Õhtuleht pannakse prügikasti, saan ma täiesti aru. Ja lahenda 2 suurt ristsõna ja võida 30 euri. Erich Krieger. Ma ei saa aru, mida konservatiivide vaba sõna siin teeb. Mingi raamat. Tühjus. Siis tahetakse Kuldamere vaiku ja NSV Liiduaegseid märke osta. Ja automaailm. Saa osa Eesti kui mereriigi edust. Omanda Tallinna Sadama aktsiaid. Teate, sellel põhjusel tuhningi prügikastides. Et ikka kõigest sellest edust, pudrumägedest ja küllusest, mida uksest ja aknast sisse sajab ja pressib osa saada. Et siis tühjus. See raamat siin tundub küll mingi tõsisem asi olema ja skorras teine ei ole vist palju loetud. Näed sa siis, Eesti Kunstiakadeemia 2003. Loeme. Üks eestlaste seas levinud käibetede kuulutab, et loodus ei salli tühja kohta. Küsiksin, milline loodus, millist tühja kohta ning miks ta ei salli? Tühjust ei saa kirjeldada. Hetkest, mil tekib mõte tema kohta, pole ta enam tühjus. Temas on mõte. Jah, kõlab loogiliselt küll. Et siis absoluutne tühjus, täielik tühjus. Kuulge, teate, see on hea raamat. Selle ma võtan kaasa. Ja kaasa võtan ma veel konservatiivide vaba sõna, sest see on oluline, et keegi ei saaks pärast öelda, et te ise vabatahtlikult kaevasite endale auku. Ei kaevanud. Meid survestatakse seda tegema, kuigi rahvas on vastu. Need Õhtulehe numbrid jäävad minust siia prügikasti edasi, ehk keegi teine saab õnnelikuks.